Tere kuulama Volga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu. Meie teise hooaja esimeseks külaliseks on tohter Jevgeni Šukurov, kes 1. septembrist juhib Valga haigla kirurgia ja operatsiooni intensiivravi osakonna tööd. Meie vestluse toimumise ajaks oli tohter uues ametis olnud kõigest 3 nädalat, mil kestis veel sisseelamisperiood. Ja seetõttu alustasime hoopis sellest, kuidas sündis otsus tulla peale residentuuri lõpetamist tööle just Valga haiglasse. Viimase aasta ma tegin küll Tallinnas, aga enne ma olen ikkagi põhiliselt residentuuri Tartus teinud, ehk siis nagu Lõuna-Eesti, Lõuna-Kesk-Eestis. Ja selle aja jooksul mul sai suht palju tutvusi ja mõned neist inimestest hakkasid rääkima Valga haiglast just viimase aasta jooksul ja hakkasin vaikselt selle peale mõtlema. Siis mulle pakuti ühe proovivalvet siin augusti lõpus ja tegin selle ära, jäin väga rahule kollektiiviga, haigla tasemega, varustusega ja mõtlesin, et jah, võtan pakkumise vastu, sest tegelikult oli väga huvitav pakkumine, selline 2 osas. Kõigepealt sain aru, et saan tegeleda just sellega, mida ma olen 11 aastat õppinud, ehk siis kirurgiaga, THU-ga saaks tegeleda. Ja samas nagu see oli selline ikkagi korralik väljakutse, sest ma ei ole varem ülesannetega väga kokku puutunud, et mõtlesin, et nagu see on selline väga hea väljakutse, et natuke aitab, kuidas öelda, mugavustsoonist väljuda. Et iga kord, kui väljud mugavustsoonist, ikkagi nagu arened. Ja nii ma siia saingi. Sa juhid osakonna tööd ja samas teed ka tööd kirurgina vastuvõtte. Kuidas nende 2 vahel on võimalik head tasakaalu leida, et üks ega teine ei kannataks? No ütleme niimoodi, et ma ei ole veel seda nagu ideaalset tasakaalu leidnud, et ikkagi 3 nädalaga seda on väga raske teha. Aga senimaani tundub, et see on täitsa võimalik. Et õnneks päevad on planeeritud niimoodi, et igasse päevasse on planeeritud selline konkreetne arstlik tegevus, ehk siis ühel päeval vastuvõtud, teisel päeval operatsioonid ja 3. päeval endoskoopiad. Ja siis kindlasti mõned tunnid päevas on just nagu selle administratiivtöö tegemiseks, et siis on aega natuke keskenduda ja mõelda selle peale ja siis kõigile lisaks mul on väga tugev meeskond, kes mind selles aitab, et osakonna vanemõde, üldarstid, haiglajuhatus, õed, et praegu tundub, et asi on kontrolli all. Mida sa juhina kavatsed või tahaksid teha teistmoodi või totaalselt uut moodi? Nojah, selleks peab aru saama, et kuidas siin eelnevalt asjad käinud on, millega ma just praegu tegelen, et üritan aru saada. Ma kindlasti tahaks arendada tööd haiglas niimoodi, et see ravi diagnostika oleks patsientide jaoks kättesaadav, just nagu oma koduhaiglas, et see kindlasti oleks nendele turvaline, et suhtumine oleks patsiendikeskne. Ma kindlasti tahan, et meie poolt pakutavate teenuste, uuringute, operatsioonide kvaliteet oleks vastavuses kõikide kaasaegse ravijuhiste ja raviteekondadega ja kindlasti tahaks ka edaspidi arendada koostööd Tartu Ülikooli kliinikumiga ehk siis kõrgema etapi haiglaga. Et ma arvan, et siis mõlemad võidavad sellest. Miks üldse sa valisid sellise eriala nagu kirurgia? Et mõnikord on selline põnev lugu kas lapsepõlvest või ammune soov või kuidas sinul sai see valik tehtud? No ma arvan, et lapsepõlvest mul on tulnud üleüldse soov arstiks saada. Kuidagi nii kaua, kui ma ennast mäletan, et ma ikkagi nagu tahtsin inimesi aidata. Ja ilmselt ülikooli esimestel aastatel ma sain aru, et kirurgia on see eriala, nagu, mis pakub mulle kõige rohkem huvi. Kõigepealt on nagu väga mitmekesine. Ta ei ole ju ainult lõikamine, et väga suur osa on ju diagnostikal ja konservatiivsel ravil, et peab hästi palju teadma, peab hästi palju mõtlema, et ta ei ole selline nagu hästi monotoonne töö. Ja
nagu asi, mis mulle meeldib kõige rohkem kirurgias, on see, et vahepeal sa väga kiiresti näed oma töö tulemust. Ehk siis, kui sa teed lõikuse ära, siis nagu tundide või siis päevadega sa näed, kuidas patsiendil läheb paremaks, kuidas tervis läheb paremaks, kuidas enesetunne läheb paremaks, et siis nagu sisuliselt sinu silmapilgu all haigus vaibub. Missugune on kõige parem tunnustus või kompliment, mida sa oled patsiendilt saanud siiani, mis on tõeliselt südamesse läinud? See oli küll kunagi Tallinnas, aga üks vanem naisterahvas peale seda, kui ma tegin talle operatsiooni, ta mõne kuu pärast tuli vastuvõtule ja siis ta kingis mulle selliseid villaseid sokke, ta ütles, et ta tegi ise neid. Et see oli selline nagu tekitas selline väga soe tunnet, et nagu inimene panustas oma hinge sellesse. Aga tavaliselt ma arvan, et lihtsalt siirast aitäh piisab. Mis sind veel aitab, kui on raske päev selja taga või kuidas sa üldse oma tööpingeid maandad? Ja mulle meeldib kuulata muusikat, et ma arvan, et sel ajal, kui ma kuulan muusikat, eriti mulle meeldib kuulata muusikat jalutades. Et nagu samal ajal ma kuidagi abstrageerun, ma hakkan millestki muust mõtlema ja pool tundi sihukest jalutuskäiku ja tegelikult kõik mõtted on juba koos ja stress on mandatud. Kas see tähendab, et sinu operatsioonide ajal ka muusika operatsioonitoas mängib? Kusjuures mitte. Tavaliselt just vastupidi, siis ma kuidagi paremini suudan keskenduda, et muidu hakkad kuulama, mis need sõnad on, et mõte läheb kuskile mujale. Et ei, mina pigem opereerin vaikuses. Mida sa tahad meie kuulajatele, lugejatele lõpetuseks öelda kui arst? Ikkagi sellised üldised soovitused, et kindlasti tuleb oma tervist hoida. Et teinekord väga lihtsatest asjadest tekib täispilt, et kindlasti tuleb elada täiuslikku ja tervislikku elu, tuleb liikuda. Mina näiteks üritan kõndida vähemalt 10 000 sammu päevas. Et võimaluse piires soovitan ka lugejatele ja kuulajatele sama teha. Kindlasti tuleb toituda tervislikult. Et jälgida, et need toiduosad oleksid õiges osakaalus. Kindlasti tuleb loobuda kahjulikest harjumustest ja mis ma arvan, et vahepeal Eestis probleemiks on, et inimesed kardavad abi saada, et vahepeal inimesed tulevad oma tervisemuredega juba nii hilja, et selle väljaravimine või siis nagu lihtsalt ravimine on kas võimatu või oluliselt raske, et minu soovitus on pigem ikkagi kuulata oma organismi ja kui tundub, et nagu midagi on valesti, siis pigem ikkagi pöörduda kontrolli. Soovime uuele juhatajale jõudu edaspidiseks, meeldivat sisseelamist ja uued jutud juba nädala pärast, siis on stuudios Valga haigla uus ravijuht Taavi Teder. Aitäh kõikidele kuulajatele ja taaskuulmiseni!